ma olen lugenud sinu missiooniraamatut, mis oli üsna valus lugemine ja loomulikult julm. Noh, kui sul on ikkagi mingisugune selline tätoveering otsa ees, siis väga raske on sellest vabaneda. Ja selline tupiktee, kuhu suunatakse vanad vedurid viimast auru välja laskma. Nagu mina. Tahtsid seda öelda? No see plejaad on siin ees olnud päris esinduslik enne sind. Jõhker, eks ole ju. Kuidas ma leian üles selle hea ja selle nii-öelda päris osa, mis mulle rõõmu valmistab, kui ma vaatan seda, mis ümberringi toimub, ehk et sellist, kas keegi on minu käest kunagigi küsinud, et on see ikka päris Hannes Võrno, kes väidetavalt Facebookis mingisuguseid asju kirjutab? Kas sa tahad öelda, et need asjad, need postitused, need ei ole sinu omad? Ei, ma ei taha seda öelda. Aga ma tahan seda öelda, et mulle ei ole 2 aasta jooksul sõna antud. No sa oled enda Facebookis saanud rääkida ja sa oled ikka väga rajult seal kohati esinenud ikkagi niimoodi, et võtab ka avalikkusel hinge kinni. Kas sa teed seda nimelt? Kas sa tahad ärritada või see voolab sinu seest välja? Sina juhid praegu saadet. Palun vabandust. See on väga hea küsimus, ei tõsiselt, aga ma võin seda küll öelda, et seda nii-öelda kaane all olevat veekogu, nii-öelda paksus talvises maastikus, et seda kaane all olevat veekogu on piisavalt palju. Võib-olla mõne jaoks on seda ohtlikult palju, aga ma tean, et mulle öeldakse, et see on karmilt, valusalt ja võib-olla kuidas iganes öeldud. Sina käisid seal poliitikas. Jah, kiirelt tulin ära. Sa tulid kiirelt ära samamoodi nagu Mihkel Raud. Ja mida te mõtlesite sinna minnes? Primadonnad lähevad sinna. Täpselt nii. Ja seal öeldakse teile, poisid, hüppa, istu, sitsi. Sina juhid praegu saadet. No ütleme ausalt, et see võib-olla ei olnud sinu elu kõige parem intervjuu.